Enne teist maailmasõda elas Eestis hinnanguliselt 4500 juuti, neist 400 saadeti juuni küüditamise käigus Siberisse ning ligi 3000 põgenes koos taganeva Punaarmeega 41. aasta suvekuudel sakslaste eest Nõukogude Liitu. Eestisse jäänud ligi 1000 juudist pääses järgnevate repressioonide ning mahalaskmiste käest eluga vaid tosinkond inimest. Seega said Saksa okupatsioonivõimud juba 1942. aasta jaanuaris kuulutada, et Eesti on juudivaba. Tänasel holokausti mälestuspäeval meenutatigi kõiki neid miljoneid hukkunuid ning kinnitati üheskoos, et mitte kunagi enam ei või midagi sellist juhtuda. 6 miljonit on väga suur arv. 2/3 Euroopa juudi oli hukatud, terve kultuur, jidiši kultuur. Ja see on meie jaoks väga tõsine. See on õnn, et me rabelesime sellest välja, et peale seda katastroofi meie rahvas omab praegu riiki, et Euroopas on väga tugevad juudi kogukonnad. Ja ma arvan, et see ongi see tähtis moment. Kui me korralikult õpetame meie noori, kuidas see oli ja miks seda teha ei saa, siis ma arvan, et seda ei kunagi korda. Mitte kunagi ei tohi unustada. Ei tohi unustada seda koledat õppetundi, mida ajaloo meile annab, seda koledat kogemust ja ei ole võimalik loomulikult igati seda õudust ette kujutada, aga on võimalik ajaloos teha neid järgnevaid samme, et õpilased, kogu ühiskond saaks aru, mida tähendab ükskõiksus ja mida kõik erinevad sammud võivad tähendada, et nii kole asi, kus 6 miljonit juuti oma elu lõpetas, tähendab. Eestis hukatud juutide koguarv jääb erinevate allikate kohaselt 10 000 ning 20 000 vahele. Suurem osa neist toodi siia erinevatest Saksamaa poolt okupeeritud riikidest.